Tere taas! Ford on otsustanud lõpetada Ameerikas sõiduautode müügi ja nii on ka lõppenud Ford Fusioni tootmine, kelle najal oli ehitatud viimane Ford Mondeo. Ja nüüd on Ford Mondeo edasine tulevik küsimärgi all, kuid ma arvan, et see uus facelift Ford Mondeo 4. generatsioonile leevendab seda küsimärki oluliselt. Ta on saadaval ka nüüd hübriiduniversaalina ja adaptiivne püsikiirgushoidja sisaldab nüüd siis stop and go funktsiooni ja 4 aastaga on Ford suutnud müüa neid viimase põlvkonna Mondeosid siis üle 250 000, mis on suur saavutus. Iselaadi hübriid suudab sõita täiesti elektrijõule ja regulatiivne pidurdustehnoloogia hoiab kinni kuni 90% tavalise pidurdamisele siis kaduvast energiast. Tal on adaptiivne siis käigu vahetamise ajastamine, et kõik on tal väga hästi tehtud ja tõepoolest hästi. Ja disain näeb väga kena välja, seal on natukene Aston Martinit ja ka siiamaani natukene Jaguarit. Interiööris on nüüd keskkonsooli disaine natukene siis neid värve ühtlustatud ja nüüd nad sobivad paremini omavahel kokku ja Sync 3 meelelahutussüsteem võimaldab juhil kontrollida heli, navigatsiooni, kliimaseadme funktsioone ja ühendada nutitelefoni Android Auto või Apple CarPlay'ga ja see on 8-tolline puuteekraan ja seda saab juhtida ka sirvimisliigutuste abil. Disain näeb sees välja väga kvaliteetne. Tal on saadaval siis luukpära sedan ja universaalkirjaga versioon ja luukpära on siis 1,5 liitrine ökoboosti mootoriga 121 kilovatti ehk 165 hobujõudu. See on bensiinimootor ja manuaalkasti või automaadiga. Ja siis on 2-liitrine ökoblue 110 kilovatti ehk 150 hobujõudu, selle on diiselmootor ja manuaal. Ja siis on ka luukpära 2-liitrine ökoblue 140 kilovatti ehk 190 hobujõudu ja see on ka diisel ja automaat. Ja sedaani saab ainult 2-liitrise hübriidmootoriga, millel on 138 kilovatti ehk 186 hobujõudu ja see on siis hübriid ja bensiinimootoriga ja saadaval on ta siis ainult automaatkäigukastiga see mootor. Ja seda mootorit on saadaval ka universaalile ja ta on siis hind algab tal 23 600 eurost ja lõpeb 35 900 euro juures. Ja kõik kütusekulud jäävad tal alla 5 liitri 100 kilomeetrile, mis on väga hea saavutus. Selline on uuenenud Ford Mondeo, väga hästi õnnestunud peresedaan, üks viimaseid selliseid sedaani universaalkirjaga autost, et paljud on ju otsad andnud selles suures siis võitluses teiste autode ja konkurentidega. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Seniks minge ja proovige ära uus Ford Mondeo, seda on ta kindlasti väärt. Muidugi on ta väärt ka koju toomist.